kultuuri tarbimine, et see on nagu lõpuks natuke nagu siuke startupi toetamine ka, et sa ju sa tahad, et meil oleks neid ägedaid ettevõtteid, aga et tegelikult sa ju ei tea kunagi, milline neist lõpuks selleks ägedaks saab ja siis samamoodi teatrietendustega, et sa nagu see on nagu sisse kirjutatud, et sa ei saa kogu aeg elamust, et sa lihtsalt lähed, riskid, aga samal ajal sa toetad seda nagu valdkonda, sa toetad seda kultuuri, seda mitmekesisust ja mingi asi, mis sulle ei meeldi, võib-olla kunagi hiljem ringiga mõjutab midagi, mis sulle jälle meeldib. Tere tulemast kuulama või ka vaatama taskuhäälingut teatrist Nuutrumiga. Selles taskuhäälingus võtame me arutelu alla erinevad teemad, mis on seotud teatri tegemise või ka teatriga üldisemalt. Ja kuna käes on suvekuud, siis tänane teema on selles mõttes lihtne ja loogiline ja täna me räägimegi suveteatrist. Nii konkreetsemalt 2025. aasta suveteatrist kui ka võib-olla sellistest suveteatri suundumustest ja tendentsidest üleüldisemalt. Ja minuga on siin täna vestlemas kinoteatri produtsent ja dramaturg Paul Piik, teatrikriitik Karin Allik ja teatrikunstnik Kristjan Suits. Ja mina olen selle taskuhäälingu saatejuht Triinu Sikk. Võib-olla sissejuhatuseks on kõige loogilisem küsida, et kas teie jaoks see suveteater 2025 on juba alanud, olete te juba jõudnud midagi vaatama? Mina ei ole veel jõudnud midagi vaatama. Ma olen küll käinud juunikuus teatris, aga see ei ole olnud siis nagu liigitusena suveteater. Mina olen küll jõudnud vaatama ja nägin Tartu Uue Teatri suvelavastust. Pika nimega Tartu 1985 laskumine orgu. Ja isegi oli täitsa suvine juba selleks hetkeks, kuigi ma vaatasin kontrolletendust mais, nii et oli ka võib-olla natukene risk veel, et äkki on vihmane ja külm, aga suvi oli kätte jõudnud. Minu jaoks veel ei ole suveteatri hooaeg alanud, sest statsionaal lõpeb ja uus algab. Kui Rahamaa on suvelavastus, siis seda ma olen näinud läbimängu käinud vaatamas, aga teisi veel pole jõudnud vaatama, sest praegu on hästi tihe aeg oma lavastustega. Võib-olla siis jätkuküsimus, et kui veel ei ole jõudnud, siis mis on plaanis, aga ka võib-olla mitte nii konkreetselt ka ainult nagu konkreetsetele lavastustele mõeldes, vaid võib-olla üldisemalt, et mille põhjal te üldse teete neid valikuid, et mida see suvi siis ikkagi vaatama minna, kui me praegu sellisest vaataja positsioonist räägime? Ja kuna ma kinoteatriga siis produtseerime koos sel suvel lavastust, siis kuidagi oma peas on see, et muid plaane nagu julge teha, et kuni kuskil ma ise oma kuklas näen, et ma vabanen kuskil 5. august, et 3. august on viimane etendus, siis läheb ilmselt paar päeva aega, et sellest mingid asjad ära viia ja toibuda ja siis vaataks, mis suvel pakkuda on, aga et seni on kõik sellised pigem spontaansed valikud, et kui satub paar päeva vabaks ja on mõni etendus, kuhu veel saab pileteid, et siis ikka hea meelega käin vaatamas, aga eks ta lõpuks vist taandub ka sellele, et mis tundub mulle endale kuidagi kutsuv ja huvitav, et kas siis nagu on, ma ei tea, lavastaja, keda mulle nagu meeldib jälgida, või on mingite näitajate kooslus, kus on, ma ei tea, oma siis häid sõpru tuttavaid, või siis ikkagi toimib ka see, et lihtsalt saad nagu aimu erinevatest viiretest, et see on lavastus, mida peaks nägema. Mina ka suvel peaasjalikult puhkan tegelikult, sest mul on väga tihe sisehooaeg ja tegelikult ma tõmban peale laulu-tantsupidu täitsa stepsli välja ja siis augustis hakkan valmistuma juba uueks hooajaks. Ja minu suvelavastused on tavaliselt sellised üleminekulavastused, mis esietenduvadki juunis, et praegult ma tegelen oma asjadega, kuigi ma jälgin väga suure huviga, mis igal pool toimub. Ja minu see valik, mille põhjal mina teen valikut, on ikkagi teataval määral visuaalne professionaalsus ja see, kui professionaalne see produktsioon on. Et ma võib-olla selle õnge enam ei lähe, et vaadata tükki selle järgi, et ta on kuidagi teistmoodi, vaid minu jaoks on tähtis see, et ta oleks hästi professionaalne ja ta visuaalselt ei hakkaks mida häirima, sest kui ma lähen teatrisse, siis mul on see erialane kretinism nii suur, et kui mingi asi hakkab häirima, siis ma ei saa keskenduda loole.
ja see on vahest raske. Et siin on ka mingid festivale, et augustis ma kindlasti loodan jõuda vaatama teatud tükke augusti keskpaigast ja ütleme, oma peas olen vaadanud 6-7 tükki Eestis välja, mida võiks see suvi vaadata. Ja ma ütlen ka, et tegelikult festivalide poolest unustasin ära, et nendel ma enam-vähem igal aastal üritan ka silma peal hoida, et see aasta plaanin ka kindlasti minna Vabaduse festivalile ja Saalbiennaalile, mis on ka mõlemad siis nagu augusti teises pooles, et ka puhkuselt naasnuna võib-olla on natukene jälle värskem tunne sinna ka minna, aga muidu, kui toimub Baltoskandel, siis alati ka Baltoskandel saab käidud. Need augusti lõpu festivalid on vist hea üleminek ka sellisele jälle nagu sisehooajale, et mul sellega seoses, et mitte et minna sinna põõsaste taha, nagu Karin ütles, et see mulle tundub ka on nagu huvitav, et kui ma mõtlen, kas ma näiteks juulikuus olen käinud Tallinnas mingit tükki vaatamas nagu teatrisaalis, mul on päris raske meenutada, et ma oleks käinud. Võib-olla äkki see erand oli see ujuja, sest te mängisite seda suvel. Ja siis ma mäletan ka, see oli nii kummaline, et sa tuled nagu teatrist välja ja sa oled nagu juulikuus Tallinna kesklinnas, mõtled kuidagi nagu midagi teistmoodi. See oli juba nagu kämp, et sa käid nagu juulis teatris Tallinnas. Et suvel kuidagi on see tunnetus, et ikkagi nagu sa lähedki kuskile, et see on alati mingi seiklus või see on siis õues, et see toimub kuskil mingis lokatsioonis, mis ei ole tavapärane. Et jah, mulle tundub, et see millalgi meil oli vist see mingi ligipääsetavuse aasta, et mulle tundub, et see suveteater on natuke nagu see anti, et sa proovid nagu teha hästi raskesti ligipääsetavaks, et siis on nagu äge. Et proovid ikkagi, ongi, et kuskilt eriti hea oleks, et veel pead kuskil soos sumpama ja võib-olla mingi kastiautoga sõitma ja siis ujuma mingi lõigu ja siis sääskedega võitlema ja siis lõpuks nagu sa oled nii õnnelik, et teater, ma jõudsin kohale. Et tegelikult ju sihukest teatrit on ju suhteliselt vähe, et mis on suvelavastused, kui võtta see nagu ette, et mis on sihukesed raskesti ligipääsetavad ja väga huvitavad kohad, eks ju, või kus ei ole teatrit toimunud, et tegelikult see on ajas ka muutunud väga palju, et meil on olemas teatud grupid hooneid, mida siis otsitakse, eks ju, kui skauti tehakse, et kunstniku põhiline ülesanne mingi lavastusega ongi otsida seda ruumi ja need ruume jääb Eestis järjest, neid huvitavaid kohti jääb järjest vähemaks, sest aeg nad lammutab ära. Et aga sihukest täitsa soos lavastusi ikkagi võib-olla 1, 2, 3, et sihukest vaba õhku jääb järjest vähemaks. Tegelikult paljud asjad on ikkagi mingites väiksemates siseruumides. Ja praegult nagu võib-olla sihuke suurem vabaõhu asi, mis Setomaal nad ehitavad praegult, et see tundub nagu huvitav sihuke kogukondlik projekt neil seal. Aga kuidas teile tundub, kas selle suveteatri tõesti nagu mingi üks eesmärk ongi see mingi selline vormiline uuendus, täpselt need, et kas mitte selle suveteatri puhul ei saa olulisemaks materjalist, lavastajast, näitlejatest juba see, et kus seda tehakse, et tehakse midagi just nimelt võib-olla vormiliselt, mida pole varem tehtud? Ma arvan, et siin on nagu mingid erinevad kategooriad, mille järgi nagu siis loojad otsustavad seda, et üks kategooria kindlasti on nagu erinevad kooslused, mis tekivad. Et sul on inimesed, kes talvehooajal kokku ei saa ja on võimalus kokku, et siis hakatakse seda ruumi otsima. Nii-öelda Dream Teami saad kokku. Dream Teami põhimõttel. Teine on võib-olla mingid kogukondlikud projektid, et keegi on kuskil puhkavad Hiiumaal ja siis mõtlevad, et teeks tööd ka natukene. Ja siis kolmas nagu võib-olla hästi väike kategooria on siis professionaalsed suuremad projektid, mis siis otsivadki kohta ja mingit vormi, aga see on võrdlemisi väike kogus sellest suurest suveteatri mahust, et enamasti on ikkagi see, et mingid materjalid, mingid inimesed, mingid võimalused, sest statsionaarhooajal, kui meil on külm ja pime, siis on väga raske leida ruumi ja produtseerida midagi, et see on paljudele ka, ma arvan, et nooremale generatsioonile, paljudele võib-olla, kes jalga kuhugi ukse vahel ei ole saanud, on nagu selline võimaluse näitamise koht on see suvi ja võimalus teha midagi. Ja ma mõtlen ka, et kui me oleme kinoteatriga teinud, et kui me tegime nagu Naissaarel mitu suve järjest, et siis seal oli natuke see Dream Teami nagu variant, et me saame panna kokku pikalt ette planeerides näitlejad, kes muidu ei saagi laval kokku, sest ongi töötavad sellel sisehooajal eri linnades ja ei saa kunagi laval kokku. Ja teine asi on siis see lokatsioon ka, et kokkuvõttes talvel, kui me tegime seda Murruvangla
lavastust, noh siis talvel sa seda ei tee, et see selles mõttes on noh, täiesti väljakannatamatult külm, et isegi suvel on seal jahe, aga et sa saad seda teha mingil ajaaknal ja noh, kasutad seda ära, et jah, ma arvan, et kuidas sa lähened, aga meie mõte vist on see, et kas me saame teha midagi, mida me muidu ei saa teha just sellel suvisel ajal, et siis see kuidagi käivitab tegijana. Mulle tundub ka, et teatri tegijad näevad suveteatri funktsiooni väga erinevalt enda jaoks, et osa näebki seda kui võimalust teha midagi täiesti teistsugust, et mulle tundub näiteks Tartu Uusteater iga aasta võtab seda kui mingisugust uut ülesannet või uut võimalust otsida jälle uus paik ja luua ka sellele vastav formaat. Aga teisalt ma arvan, on ka palju teatritegijaid, kes seda nagu uut või originaalsust selles nii väga ei otsi. No, samas on minu professionaalne isiklik külg on see, et ma saan, kui ma teen suurte repertuaariteatritega, mida ma tavaliselt teen, et ma saan tavaliselt teha scenograafiliselt midagi, mida ma statsionaalis tegelikult teha ei saa. Ka projektiteatris, võib-olla projektiteatris eelarvistel põhjustel päris palju vähem, aga sa saad ühe korra lava ehitada, sa ei pea seda iga päev ei ehitada seda 2 tunniga maha ja 2 tunniga ülesse. Ja teine asi, mis minu arvates on nagu huvitav mingite projektide puhul, mis ma olen näinud, mis tõstab mingi kvaliteedi teatud teise kohta, on see, kui see trupp ja need inimesed saavad omavahel koos olla. Ja see sünergia tekke, et sama oli teil Naissaarel, sama oli Rahamaaga, sama on praegu Tapal, et inimesed saavad nagu rohkem aega selle asjaga tegelemiseks. Et see võib olla nagu siuke suur asi, mida loojad ka ise otsivad, et seda aega ja olemist koos. Võib-olla see ongi, mulle tundub ka see, miks ikkagi seda suveteatrit ka tegijad tahavad teha, kuigi nagu te ise ka tegelikult ütlesite, et hooajast on ju teatav ikkagi väsimus sees ja suvel tahaks justkui puhata, aga samas just nimelt, kui see ideaalkoosseis tuleb ja võimalus kuskil erilises kohas eriliste inimestega koos luua. Siis. Jah, sellepärast ikkagi noorte, ma võib-olla enam ei ole nii noor, et juba päris palju aastaid teinud, aga kui ma mäletan mingid oma esimesi nagu kogemusi suveteatri asjades, siis see oligi nagu ainus võimalus, kus teha noore kunstnikuna. Et see on nagu mingi koht, kus sa näitad ennast ja kus sa saad luua. Ja samas nagu mingitel lavastajatel on võimalus ainult see aeg lavastada. Aga käis läbi see väljend, nagu, et suvel saab sellise dream teami kokku panna. Paul, kas teie Romula, vabandust, yeah. Romula ja Julia on ka see dream team, et ei peagi suvel inimestega tegelema, et saab hoopis ta on, ma arvan, siis nagu dream team pigem selle nagu tagatoa mõttes, et meil on siis võimalik kasutada nagu tehnikuid, kes on ka siis muidu võib-olla sisehooajal rohkem hõivatud ja rohkem kinni, aga et me siis saame nagu koostada, ongi, et palun teeme nii, et see eriefekti mees tuleb sealt teatrist ja valgusmees tuleb sealt teatrist ja helimees veel kolmandast, et siis tekib tõesti selline tunne, et okei, et nende meestega on nagu, ja tegelikult ka naistega, kes meil seal on väga nagu hea minna sellise, ma ei oskagi öelda, nagu otsivama nagu lavastuse suunas, et kõik suudavad reageerida, kaasa mõelda. Et siis jah, seal on see dream team nagu teistpidi, et masinate osas ma ei oska öelda, mis see dream team täpselt seal on, et ja kuidas nad lõpuks kas nagu laval hakkama saavad ja käituvad. Kaasa või mitte. Ja, ilmselt see dream teami oluline liige on siis ka ikkagi mingi väga hea mehaanik või mitu, aga need on ka meil õnneks sealt lähedalt võtta. Aga ava natukene seda üldse, kus see idee tekkis või miks? See idee tekkis tegelikult nagu mingis väikses vormis juba, ma arvan, 7-8 aastat tagasi, kui me seal samas Rummu alal tegime siis dokumentaallavastust nagu vangla teemadel. Ja siis kuna seal kõrval lähedal, kus vanasti oli Ämari vangla, ongi praegu üks suur auto või raske tehnikat vahendav ja müüv ja igatepidi nendega möllav ettevõte, et siis me juba seda murru lavastust tees umbes nagu niimoodi vaikselt küsisime, et kas oleks võimalik äkki mingit bussi laenata teilt, et siis me saaksime need nagu publiku liikmed justkui nagu panna bussi ja nad on nagu vangid, kes sõidavad siis sinna vangla territooriumile. Ja siis nad ütlesid, et aga tulge vaadake, meil on mingeid busse.
ja siis see valik, mis seal oli lihtsalt nagu me just pidime pikali kukkuma, et mitte ainult busse, aga ka rekkasid ja mingid segumasinaid ja ehitusmasinaid ja kuidagi nagu, ma mäletan, me tegime siis ka sükest nagu mõttelist nalja, et siin on sükest stuffi, et peaks tegema mingi raske tehnika balleti kunagi. Aga siis see mõte jäi kuidagi nagu tahaplaanile ja eelmine suvi sattusime rääkima selle sama inimesega, kes siis kogu seda kaadervärki seal juhib. Ja siis ta jälle rääkis nii põnevalt, kuidas et nüüd me praegu umbes Rootsist ostame neid mingeid vanu busse ja siis need lähevad sinna kuskile ja teeme juppideks ja osad lähevad Boliiviasse ja siis nagu kuulad, et mingil inimesel on selline elu, et ta ongi lihtsalt kogu aeg nagu selle raske tehnika sees. Ja siis venna Paavoga siis sõitsime sealt tagasi ja mõtlesime, et see on ikka nagu väga haruldane võimalus, sest ta on nagu, me tunneme, ta usaldab meid see tüüp ja et tal on tegelikult olemas ka nagu see Rummu vangla poolne karjääri osa, et mida nagu teha ja saaksime lollitama, et ei hakka mingit uut materjali kirjutama masinatele. Võtame mingi vana, sest see peab olema mingi hästi tuntav ja tuttav asi. Ja siis et mis on vanad asjad, meil on Shakespeare, meil on Ibsen, meil on need ja siis mõtled, et et Romeo ja Julia ja siis kuidagi naljaga pooleks, aga Romule ja Julia ja siis tegelikult sellest pealkirjast juba lähtuvalt oligi nagu asi paigas ja siis hakkasime vaikselt inimesi kaasama ja mõtlema, kuidas seda nagu ellu viia. Et siuke heas mõttes nagu lollitamine, aga lihtsalt nagu vaikselt need infokillud on nagu aja jooksul pähe tulnud ja siis nüüd siis toimetamegi selles suunas, et kogu seda Romulat kõigepealt valmis teha ja siis need masinad sinna liikuma panna ja eks ta nagu ma ei tea, Henrik Kalmet, kes on ka üks lavastajatest, ütles, et eks see on natuke see, et poisid mängivad mudelautodega, lihtsalt väga suured mudelautod on, et võib-olla terve elu on meid ette valmistanud selleks lavastuseks. No igal juhul mulle tundub, et see on üks selle suve selliseid võib-olla erilisemaid või nagu omanäolisemaid ikkagi. Ja väga palju on see faktori, mida ei tea, selles mõttes, kui on äikesetormid, siis nagu jumala eest see jääb hoopis teistmoodi meelde see lavastus, et siis see on niisugune ellujäämislavastus kõigi jaoks. Aga jällegi, eestlane ja suvi, seal ei ole vahet, kummik jalga ja jakk selga ja ma mõtlen, kui kunagi see Alicia meil käis vaatamas kõiki etendusi ja siis ta käis vaatamas ka seal seda Tartu Uue Teatri Joala tükki ja siis meil on need kaadrid sellest, kus sul on nagu tribüünid täis inimesi ja täis padukas ja siis mingi laval toimub, kõik on vihma käes ja siis president käis ka vist Kaljulaid vaatamas sama etendust. Kõik on lihtsalt nagu full vihmas ja samal ajal näod on hästi rõõmsad, et see on siuke Eesti Suveteatri kokkuvõte ja me oleme läbi kannatuste siia jõudnud ja me naudime seda. Just. Ja. Aga Karin, sinu töö Eesti Teatri agentuuris hõlmabki ju ka seda, et sa koondad seda Eesti Suveteatri infot kokku. Kui ma lugesin, oli vist, et see suvi on 38 uuslavastust. No jah, see... Ma ei paneks seda numbrit veel nii lukku, sellepärast, et sellel hetkel, kui tõesti sai koostatud Suveteatri ülevaade, oli 38 lavastust, aga neid tilgub ikkagi natukene juurde, nii et ma arvan, et võib-olla suve lõpuks me loeme kuskil 45 uut suvelavastust kokku ja ka rõhutan, et need on siis professionaalse teatri lavastused, sinna sisse ei ole loetud harrastusteatreid ja kui neid ka lugeda, ma arvan, et see arv võiks küündida, ma ei tea, 60-ni, võib-olla isegi rohkem. Kas see 45 on siis 3 kuu peale või? Jah. Ehk siis 15 tükki kuus, mis tegelikult ei ole tihedam kui tavahooaeg. Ei, ta ei ole jah tihedam, aga arvestades, et veel kuskil 20-30 eelmise aasta või varasemate aastate suvelavastust on ka mängukavas, siis tõesti, ja harrastajad sinna otsa, ma ütleks, et võib-olla on peaaegu 100 lavastust ikkagi suve peale valikus, mida vaatama minna ja seda on minu meelest päris palju. Aga mis, ütleme, sinu selline uurija pilk nagu ütleb, et mis on need selle suve, ma ei tea, mingid selle suve suunad, ütleme, või mis on sulle silma jäänud ka? Ma ei tea, kas see on nüüd konkreetselt selle suve, mulle tundub, et liikumine on selles suunas natukene juba varem ka toimunud. Lihtsalt võrdlesin eile, et suvelavastuste ülevaade aastast 2017 ja aastast 2025, et
see aines, millel suvelavastused põhinevad, on ajaga läinud aina ajaloolisemaks ja aina eluloolisemaks, et ma isegi nagu lugesin eile kokku, et kuskil no ütleme 12 lavastust on sellised, mida julgeks nagu kindlasti liigitada ajalooliseks või elulooliseks, mis moodustavad on ju peaaegu siis 4% nendest professionaalse teatri uuslavastustest ja kuidagi sellist kergemat välisdramaturgiat võib-olla näeb vähem kui kuskil 10 aastat tagasi, et mingeid nagu tundmatuid komöödiaid tuleb vähem lavale, mis on iseenesest väga tore, sest et esiteks see ajalooline ja elulooline aines annab põhjust, et luua uut dramaturgiat ja üritasin eile ka natukene seda statistikat teha, et kui muidu aasta peale kokku see osakaal, mis Eesti teatrite repertuaarist on tehtud Eesti dramaturgia peale, see on kuskil 40-50%, siis praeguse suveteatri ülevaate põhjal on suvel see protsent umbes 75%. Ehk et ikkagi märgatavalt suureneb see uue Eesti dramaturgia osakaal. Loomulikult on natukene ka juba vanemaid olemasolevaid Eesti tekste, aga jah, seda dramaturgiat, mis spetsiaalselt nende lavastuste jaoks luuakse, on päris palju. Ja ma arvan, et see on ka seotud sellega, et üha rohkem otsitaksegi mingisugust nagu kogukondlikku mõõdet nende lavastuste juures, et tahetaksegi jutustada lugusid, mis on seotud spetsiifilise kohaga, sest et suvel sul on võimalik minna sinna kohta, et ma ei tea küll, mis nüüd selles ajateatri lavastuses, mis toimub Padise kloostris, täpsemalt sisuliselt toimuma hakkab, aga kui tegu on näiteks mingisuguse looga, mis toimubki võib-olla Padise kloostris, et siis ma eeldan, et talvehooajal sinna keegi ei läheks. Et just sellised nagu ajaloolise taagaga kohad võib-olla võimaldavad ka rohkem ajaloolist sisu lavastustesse sisse tuua. Ja jah, üha rohkem ka võib-olla otsitakse mingisuguseid nagu huvitavaid persoone, kelle põhjal enda lavastusi teha, et näiteks Kondasest on ju Ugala praegu teeb enda suvelavastust, kes on, ma arvan, sellele kogukonnale väga tuttav nimi ja kindlasti nagu mõjub ikkagi kutsuvana ja ka mingis mõttes siis seda kogukonda nagu loova või tugevamalt kokku siduvana. Enne, kui me oma salvestusega alustasime, käis ka siin meil jutuks see, et üha enam suveteatris vist saavad kokku ka nagu harrastajad ja professionaalid. Et mulle tundub, et see on üks suundumus ka, kuhu me oleme minemas just nimelt nendes kogukondlikes lavastustes, väikestes kohtades, mis räägivad võib-olla selle paiga mõnest ajaloolisest siis inimesest ja siis kuidagi need harrastajad ja professionaalid, kes ju ütleme, teatrihooaja keskel üldiselt on väga vähe võimalusi neil ju kohtuda. No nende suudnumuste juures, kõigi asjade juures on ka nagu teataval määral, see on ka tingitud võimalustest. Et kas või see, et miks Eesti dramaturgiat on rohkem, ongi see loodud eeldus selleks, et Eesti dramaturgiaga sul finantseering on lihtsam, harrastajate tulek on täpselt samal põhjusel, eks ju, et need suundumusi nagu määratleb ka see, kuidas see finantseering on, sest nagu tõesti tegelikult on väga-väga palju tegijaid, kes tahavad väga-väga palju teha ja see konkurents on päris tihe suvel, et sisehooajal isegi väiksem projektiteatris kohtab väga vähe nagu projektipõhiseid väikeorganisatsioonid teevad ikkagi sisehooajal väga vähe lavastusi. Võib-olla suundumustest veel, mis minu jaoks on nagu kaks huvitavat asja, et Eestis puuduvad, et meil on hästi sõnateatri poole kaldu on kogu suveteater. Et etenduskunst, ma ei mäleta 2 aastat tagasi midagi ma leidsin, oli nagu suvelavastusena kuskil mõisas nad tegid, aga praegult ma pole ühtegi etendust leidnud, et see suvi toimuks. Võib-olla nagu kinoteatri asi liigutib kõige rohkem etenduskunsti alla, ja teine asi on nagu muusikalavastusi on suhteliselt vähe, mõned üksikud ja
noh, meil on mingid ooperipäevad ja eelmine aasta oli üks suurem muusikalavastus, et võrreldes muu maailmaga, siis me reistumegi selle poolest, et meil on hästi-hästi palju suvel sõnateatrit. Mujal on just niisugust muusikat ja etenduskunsti võib-olla isegi rohkem. Ja kusjuures selles samas suveteatrite ülevaates praegu oli ka 2 tantsulavastust minu meelest, kui ma õigesti mäletan ja ülejäänud ikkagi oli valdavalt sõnateater. Aga jah, võib-olla põhjus, miks neid muusikalavastusi justkui vähe tuleb, ongi selles, et neid muusikafestivale on suve jooksul, või muusikateatrifestivale on päris mitu, et meil on ooperipäevad nii Saaremaal, Pärnus, Narvas, meil on Nargen festival, Birgitta, et siis võib-olla kuidagi need külalisetendused, mis sageli nendel festivalidel toimuvad, tasandavad juba selle muusikateatri huvilise kuidagi vajadused ära, ma ei tea. Ei, no mõtlesin just nagu oma produktsioonide poole pealt, et see nagu on niisugune huvitav sann, mida nagu võib-olla vähe. Et võrreldes nagu mingite Rootsi ja kus on nagu väga huvitavaid või Hollandis, mis on väga huvitavaid muusikalisi lavastusi, tegelikult tehakse just suveteatri vormis. Jah, mingil määral vist seda etenduskunsti nagu nälga minu enda jaoks ikkagi kustutavad siis need ongi Balto Skandal üle aasta, Saalbiennaal ja tegelikult eelmise aasta see Hungarburg ka oli nagu väga selline, et okei, ma ei saanud sealt siis seda nagu sõnateatri pauku, aga ma sain just sealt selle, et lahe, mingeid asju nagu otsitakse, tehakse teistmoodi. Et võib-olla jah, ta nagu läheb rohkem mingite festivalide rüppe, et nii on võib-olla nagu lihtsam mingeid riske maandada. Sest ega jah, see etenduskunst on nagu sama hirmutav nagu sõna dokumentaal, et sellega nagu suvel väga ei püüa, et võib-olla peaks seda küsimust küsima etenduskunstnike käest, et miks nad ei tee. Mulle endale võib-olla tundub, et see suvi tundub perioodina äkki liiga kommertslik juba iseenesest, et just kui sa etenduskunstnikuna sellel perioodil enda lavastuse välja tood, et kardad nagu ära kaduda selle üldise kommertsliku fooni sisse. Jah, samas kui võtta, et etenduskunst või ka tantsuteater sellises mitte mustas kastis, vaid sellises vabamas keskkonnas, ma kujutan, et see võiks väga nagu inspireeriv olla või kuidagi, jah. Ja seal ongi see suundumus ka natuke, et sellised väga väiksed lavastusi tegelikult enam ei ole, et nagu alla 60 publikuga lavastusi tegelikult enam ei leia. Et võib-olla varasemalt oli neid nagu rohkem, et lihtsalt, et see, kui palju neid inimesi pead sa sinna mahutama, et see asi nagu otsaga välja tuleks, et see on ka see üks suur põhjus, miks võib-olla etenduskunstid nagu ei saa nagu lubada seda. Kuigi ma ütleks, et erand on, mida sellel aastal vist väga palju ei ole, aga rännaklavastused, mis ikkagi üldjuhul peavad piirduma paratamatult, ma ei tea, 20-30 pealise publikuga ühe etenduse kohta, sest see ei ole füüsiliselt võimalik rohkemat kaasata. Aga kui palju üldse selle suveteatri tegemisega käib kaasas ikkagi selline pidev rahale ja tõesti otsotsaga kokku tulemisele nagu mõtlemine, et võib-olla Paul ja Kristjan oskavad seda rohkem kommenteerida, et ma enda vaatevinklist nagu kui repertuaari sisehooajal mul on vähemalt tööjõud, et raha materjalide ostmiseks teatrites ei ole, siis suveteatris sul ei ole mitte midagi, et sa pead ikkagi, ja see on ka nagu see põhjus, miks me otsime nagu leidruume, et võimalikult vähe teha, et see on niisugune praktiline külg ja teine asi on see, et ma arvan, et nagu 99% nendest nagu atmosfääridest, mis leitakse, oleks tegelikult võimalik nagu teatrisaali üle kanda. Aga lihtsalt see vahendite kogus, mis sinna läheks, on nii suur, et sa saad lihtsamalt leida selle räämas koha ja selle publiku sellesse atmosfääri panna. Et see on nagu see põhi, aga et kui me saame näitlejad kokku ja lavastaja kokku ja võib-olla mõne prosektori ka, siis sellega ja publikutribüüni ja mingisuguse tooli, siis sellega see üldjuhul produktsioonil piirdub, et siuke kunstniku poole pealt ikka suuremat ehitamist isegi võib-olla natukene riigiteatrite puhul. Et kui ma võtan eelmine aasta Rahamaa, et kus ma ikkagi 80% tegin kärbet nagu lavakujunduses.
ja sai natuke rohkem teha kui tavaliselt, siis see ikkagi on siuke, et see idee peabki sobituma nagu sul konkreetsesse keskkonda, et see on nagu vajadus ja praktilistel põhjustel niimoodi kuidagi hästi toimiv ja sellepärast mõnes mõttes see on väga hea, sest me oleme väga säästlikud ja jätkusuutlikud seetõttu, et me kasutame nagu seda kõike, mis meil planeet maa ressurssi võimalikult maksimaalselt ära. Ja riskid on alati ja on nagu mingis mõttes kõige aluseks minu jaoks on alati see, et sa teed mingi eelarve, sa proovid seda nagu enam-vähem nii teha, et isegi kui läheb nagu ei tule see täituvus täis, et siis see miinus on kuidagi võimalik mingist varasemast reservist katta, aga et jah, ma ütleks, et nagu see riski võtmine on nagu minu arust ka nagu äge, et ma mõtlen, et me tegime, ja mis on veel suvel, on see koostööde nagu mingi vormide otsimine. Et kui me tegime seda Haiget Mäkra Tartu Uue Teatriga koos, siis see nagu võimaldas seda tegelikult ellu viia, sest muidu ei oleks need numbrid kuidagi kokku tulnud. Ja isegi selle projekti puhul nad lõpuks nagu meie vaatest ei tulnud kokku, aga see on okei, selles mõttes, et nagu lavastus tuli nagu minu arust nagu hea ja inimesed said seda teisel suvel ka vaadata, aga see oligi see, et teist suve meie poleks suutnud enam seda nagu vedada ja Tartu Uus Teater võttis selle enda hõlma alla, et selline hea nagu mingis mõttes mingi koostööplatvormi leidmine. Siis need Naissar asjad on ju ka tegelikult koostöös Nargen festivaliga. Jälle sa saad nagu kuidagi kahe peale seda nagu riski maandada. Ja see praegune Romule ja Julia ka, et kui ei oleks seda ettevõtet nende masinatega, siis seda ei oleks võimalik teha niimoodi, et see pileti hind on mingi 200 €, sest kui sa pead neid kõiki masinaid rentima ja nendest ise hoolt kandma ja mis siis nagu, see on nagu ebareaalne, et sa ei saa tegelikult sellist rasketehnikat kuidagi teha, siis ma ei tea, siis see tribüün peaks olema mingi, ma ei tea, 2500 või 3000 inimest, see läheb juba kuskile sinna 9. korrusele nagu kõrguse mõttes, mis oleks siis ennast äge, aga me ei läinud seda teed, et me proovisime leida jälle selle nagu, kui me rääkisime sellest nagu füüsilisest ligipääsetavust, siis me proovisime leida selle hinna, mis on nagu ligipääsetav, ja kus me saame veel nagu toimetada, et meil ei ole liiga suured riskid ja me isegi ei teinud meelega sooduspiletit selle pärast, et nagu siis läheb jälle see täispilet kallimaks, sest kokkuvõttes nagu kui sooduspilet on 40, täispilet on 60, siis see nagu lõpuks ei ole nagu sellele täispileti ostjale ka nagu mõnus, et me proovisime leida nagu mingi kesktee, et vahet ei ole, me lihtsalt ei tee sooduspiletit, me tuleme selle hinnaga nii alla, kui me saame ja isegi sellega praegu väga suured riskid, aga oma peas me tajume, et okei, kui me ei saa seda soovitud eesmärki, siis mis iganes, me natuke aega peame tegema mingit turvalisemat projekti, aga et jälle selle mõttega, et saaks ühel hetkel riskida. Et jah, hästi paljud produktsioonid nagu tegelikult mõnes mõttes koguvadki nagu mingitega riskide jaoks, et mingite projektidega sa võidad, mingitega kaotad, et see ongi mõnes mõttes siuke produktsiooniline paratamatus, filmis täpselt samamoodi, et sa pead riskima, ja sa pead investeerima, et midagi saavutada, vaid midagi ägedat teha, et ilma riskideta ei saa midagi. Aga lihtsalt see, mida mina olen 10-aastases nagu skaalas, on see natukene läinud see, et riskid on läinud kõigil palju suuremaks ja tegelikult kardetakse riskida, sest see on nagu meeletult suur risk, kas või mingi väikse nelja näitleja tüki puhul, kus sul on normaalne lavakujundus ja normaalne tehniline tugi, mis on muutunud ka selliseks elementaarseks, et kui sul näitleja on laval, siis sul on grimeerija talle, sul keegi hooldab kostüümide eest, sul on valguskujundaja, sul on... Räägid juba luksustest siin suveteatri kontekstis. Jah, minu jaoks on see normaalsus, eks ju, et siis see nagu... produtsendi eelarve küündib sinna Kalamaja korteri kanti, et selles mõttes see risk on ikkagi väga suur produtsentidel tegelikult, et ja neid produtsente leiab üha vähem, kes tahavad mingeid riskantsemaid asju teha, et pigem tegijaid on küll palju, kes tahaksid ise teha, aga neid, kes riskida tahaks, neid jääb aastatega järjest vähemaks. See on nagu minu subjektiivne hinnang. Ehk siis mulle tundub, et kuigi võib-olla selle suveteatriga mingil määral ikkagi käib kaasas selline või on vähemalt varasemalt käinud kaasas mingi siuke kommertsi nagu maik, siis tegelikult ikkagi ta on vastupidi, et ta on ikkagi väga suur risk ja ei ole selline lihtne suure hulga
massi kokkusaamine. Jah, kunagi ühe oma lavastusega saime tohutuid kommertsi süüdistusi, et me oleme tohutult kommertsi ja et kui oli koroona suvi ja pool saali pidi ära lõikama ja 75 kohta oli ainult saalis ja siis me ütlesime, et kõik peaks pileti ostma, et või kas või sooduspileti ja see oli kõigile, mis mõttes nagu, et tegelikult need riskid on suured ja tegelikult niisugust kommertsi tegelikult võib-olla sa võid ühe käe sõrmedel nagu lugeda, et ülejäänud on ikkagi kuidagi, et otsaga tulevad kokku, et võib-olla nagu seal 2-3 suurem nagu kommertsprojekti Eestis on, aga kommertsteatrit kui niisugust ei ole võimalik Eestis mitte kunagi hakata tegema, sest meid on lihtsalt liiga vähe. Ja ma ütleks, et see pigem sõltub nagu sellest nagu valemist, et mingid valemid tunduvad turvalisemad ja mingid ei tundu nii turvalised, et selles mõttes ongi, kui sa saad kasutada nagu lihtsalt sellepärast, et need inimesed ei saa muidu koos mängida, aga sa saad kasutada mingid Eesti nagu tuntud ja tippnäitlejaid ja nad on seal laval ja sul on veel tuleb lavastaja, kes pole nendega kunagi koostööd teinud, siis nagu seespoolt vaadates on see, mis nagu käivitab seda truppi. See lavastaja, selle näitlejaga, see materjal, nagu äge, teeme, aga väljaspoolt sa vaatad seda mõtted, et ma tahan seda nagu näha, isegi kui ma ei tea sellest veel mitte midagi ja ilmselgelt sellega nagu siis justkui mingid riskid on nagu maandatud, aga sellegi poolest nagu keegi peab need piletid lõpuks ostma, aga ma arvan, et seda valikut on nagu ostjal lihtsam teha versus siis see, et sul on nagu mingi väga äge idee, mis seespoolt samamoodi käivitab, aga väljaspool neid nagu markereid, millele sa saad nagu toetada, mida sa saad usaldada, neid on vähem. Et isegi ma mõtlen kas või see eelmise suve Rahamaa, et tegelikult on nagu väga palju tugevaid viiteid, et see võiks tulla hea lavastus. Aga ikkagi nagu enne seda, kui polnud kontrolletendust, võisid sa piletid osta praktiliselt nagu üsna nagu lihtsa vaevaga võrreldes nagu praegusega. Et eks see on selline, Kristjan enne rääkis ka natuke sellest ostja käitumis nagu tarbimisharjumuste muutmisest, et see oli nagu päris põnev, et kuidas seda sõnastidki, et kui vanasti osteti nagu suhteliselt huupi ära asju, et tänasel päeval ikkagi sul sõbra soovitus on kõige tähtsam soovitus, mille põhjal sa tegelikult, nagu sa ise ka ütlesid, et mille põhjal sa tegelikult valikuid hakkad tegema. Ja võib-olla see ka, miks lavastused paljud nagu ka planeeritakse 2 suve peale, et juba produktsioonid plaanivad seda, et sul esimene aasta on asjal miinus. Sa maksad esimene suvi peale, järgmine suvi siis üritad selle miinuse tasa teha. Et see ongi nagu see harjumuste muutumine publiku nagu hulgas, kui ka teatritegijate enda sees on harjumused väga palju muutunud. Et me oleme väga palju professionaalsemalt igas mõttes muutunud ka filmis. Et kui ma mäletan mingeid esimesi entusiasmiprojekte, mis meil olid, siis kõik nagu põhimõtteliselt värvirullid käes tegid, eks ju, et seda muutub üha vähemaks. Et ma loodan, et nooremal generatsioonil, kes nagu tuleb värsked, et nad võtavad ka siuksed nagu hulljulged asjad ette ja teevad, aga kui on sul professionaalsed nõudmised, siis on jah, et seespoolt vaadates mina seda kommertsi absoluutselt ei näe tegelikult mitte ühegi projekti juures, kas või Rahamaa puhul, mida öeldakse, et see on kommertsiaalne projekt, et teil on kõik ju olemas, et ma olin seal Kammi Vaurikus 18-tunniseid tööpäevi kogu aeg ja üksinda nagu seal üritasin seda elu kuidagi üles sättida ja see oli nagu tohutu risk ka teatri jaoks, sest tegelikult seda ressurssi ka nii suure asja jaoks ei olnud ka isegi draamateatris. Ja tegelikult ei planeerita ju mitte ainult nagu 2 suveks, vaid väga palju lavastusi on, mida mängitakse juunis ja siis on nagu pikem vahe sees ja augustis uuesti, mis tegelikult ka, loomulikult üks põhjus on ka see, et lihtsalt vahepeal on puhkus, aga teisalt ka see, et juunis käib esimene sats publikut ära, saab minna sõna levima ja siis võib-olla augustis on saalid rohkem täis, et näiteks eelmisel aastal hea näide oli see Ugala teatri suvelavastus Ringo Ramulilt Me peale ülalt jälle paistsid tähed, mida mängitigi niimoodi juuni lõpus ja siis uuesti augustis ja kui need juuni esimesed etendused olid, ikkagi publik oli päris skeptiline. Esiteks mingisugune Dante tekst on ju suvisel ajal, siis üldsegi see, et see toimus teatrimajas sees, oli, ma arvan, paljudele juba heidutav ja nagu ma ise olin seal esikal, et see muidugi paljudele võib-olla esteetiliselt see lavastus oli ka natukene liiga väljakutsuv või kuidagi liiga nagu võõras, aga lõpuks oligi nii,
kui alguses olid saalid nagu pooltühjad, siis lõpuks ei jätkunud kõikidele enam pileteid, kes tahtsid ja oli ikkagi paljud küsisid, et kas tehakse teist suve veel, aga ei tehta. Seda ei tehta just. Seda ei tehta jah, et see on ikkagi liiga keeruline produktsioon, mida ei saa samal ajal teha, kui sul on ikkagi vabaõhulavastus linna teises otsas ka veel käimas, et kuidagi jah, eriti kui sa üritad teha mingit siselavastust, mulle tundub see, et müüa nagu esikaks piletid välja on põhimõtteliselt võimatu praegusel hetkel. Mina ise olen ka täitsa nagu teadlikult teinudki või võtnud ka selle, et ma vaatan, et need, mis tõestavad ennast, need tulevad järgmine suvi uuesti, et ma siis valingi. Mingite eranditega loomulikult, aga jah. Tegelikult mina julgustan kõiki ikkagi minema ka pursas kotis, sest tegijaid tuleb toetada, et muidu meil lihtsalt kaob pingi kogus tegijaid ära. Ja teine asi on see, et ka natuke brändi küsimus on natuke, et kui meil on, sa oled mingit projektiteatrit käinud vaatamas, sul on sealt positiivne kogemus, siis sa lähed uuesti vaatama, üks draamateatri piletid müüvad hetkega välja, ongi see, et sa tead, et üldjuhul sa ei pettu selles. Ja see riskimine, ma mõtlengi, et ma just millalgi käisin rääkimas sellest Romula tükist Äripäeva raadios ja siis kuidagi proovisin leida mingit paralleeli, et mulle tundub, et see kultuuri tarbimine, et see on nagu lõpuks natuke nagu selline startupi toetamine ka, et sa ju nagu sa tahad, et meil oleks neid ägedaid ettevõtteid, aga et tegelikult sa ju ei tea kunagi, milline neist lõpuks selleks ägedaks saab ja siis samamoodi teatrietendustega, et sa nagu see on nagu sisse kirjutatud, et sa ei saa kogu aeg elamust, et sa lihtsalt lähed, riskid, aga samal ajal sa toetad seda nagu valdkonda, sa toetad seda kultuuri, seda mitmekesisust ja mingi asi, mis sulle ei meeldi, võib-olla kunagi hiljem ringiga mõjutab midagi, mis sulle jälle meeldib, et see on selline suur elusorganism, mis nagu vajabki just sellist nagu riski ka tegijate poolt ja siis ostjate poolt. Selles mõttes on nagu eelmise suve näide, eks, et Tartu 24 raames või on veel mingid nagu eraldi toetusmeetmeid olnud, et siis julgetakse ka rohkem riskida, et selles mõttes nagu meil praegusel hetkel Eestis nagu sellised suurvormide jaoks tegelikult ei ole võimalik kuskilt nagu fondingut saada, et kas või see Romula projekt, et tegelikult ei saa kuskilt toetus selleks. Et meil toetatakse ainult näitlejate palkasid, eks ju, põhimõtteliselt, mida sa saad Kulkast, aga kui sul on vaja midagi nagu siukest, teistmoodi asja teha, siis tegelikult sul on väga raske ja võib-olla nagu eratoetajatel, kuna majandus on päris jahtunud, siis tegelikult kui sa vähemalt mõne eratoetajaga leiad, siis see on väga hästi praegult, ja mis on nagu huvitav, ongi just teie projekti puhul ka, et tegelikult on palju inimesi, kes on valmis toetama ja andma asju, et mul on päris mitmed ettevõtted, kes erinevate lavastuste, erinevate sündmuste jaoks annavad kas värvi või puitu või ükskõik mida. Ei, see on õnneks nagu Romula puhul Kulka isegi natuke toetas ja suht sellise nagu lahtise kaardiga, et ei olnud nagu vaja näitlejatele maksta, et saame ise vaadata, mis me teeme sellega tänu neile, aga siis mis ma olen avastanud selle Romula projektiga puhul, et väga hea on teha koostööd ettevõtetega, kellel pole mingit seost teatriga. Et teater ei ole kunagi nende klient, ei ole nende nagu tarbija, ei ole, et põhimõtteliselt nende jaoks on see, et tahate midagi, tulge võtke, et meie nagu sihtrühma on hoopis, ma ei tea, omavalitsused või mis iganes mingid riigid kuskil välismaal, et tulge võtke siit see väike protsent ja tihti siis nagu nende prügi on nagu meie väärtus. Et tahad mingeid natukene lömmi löödud liiklusmärke, siis see tüüp on, kuule, et siis me lihtsalt ei vii neid vanarauda, et tulevad teie platsile ja siis sina oma peas mõtled, et aga nagu lahe, et mingis muus kontekstis sa ei saa seda, aga kuna nende jaoks on teater huvitav ja meie jaoks on see huvitav, mida nemad teevad ja mida nad nagu siis enda arvates nagu jäägina arvestavad, et siis see võimaldab teha mingeid nagu pöörasemaid asju, kui sa peaksid selle kõige eest lihtsalt nagu maksma. Aga pöörame võib-olla natukene pilgu sellelt suveteatri selliselt majanduslikult ja vormiliselt poolelt ka võib-olla sellisele suveteatri nagu hindamisele või märkamisele, et meie taskuhäälingu eelmises osas me rääkisime teatri auhindadest ja teatri just nimelt auhindamisest, et siis kuidas tundub, kas suveteatrit märgatakse piisavalt nii kriitikute poolt üleüldiselt kui ka just nimelt nende aastaauhindade kontekstis?
eelmine aasta oli vist aastaauhindade kontekstis päris hea, et mõlemad Draamateatri lavastused olid ju seal märgatud, aga samamoodi on ju Kes kardab Virginia Woolfi ja ka Hydrogen Jukebox, et siis see kuidagi tegelikult näitas, et need žüriiliikmed ja kriitikud ikkagi peavad seda kõike silmas, et mis ka suvel toimub, hoolimata sellest, et ma ütlen, et paljud kriitikud tahavad suvel puhata, et tõepoolest, kui ma ka ise olin paar aastat tagasi siis selles samas Sõnateatri žüriis, kes kõiki neid lavastusi peab vaatama, et siis oli väga tihe suvi ja seda vist ei taha otseselt nagu tagasi, kui just ei ole seda žürii kohustust, et vabatahtlikult nii palju ei vaataks, sest et see on tõesti ikkagi ennast ohverdav kohati, ma pean ütlema, et just see, et kõik asjad toimuvad nii erinevates Eesti otstes. Ma mäletan, et tol ajal oli ikkagi juhtumeid, kus ma pean sõitma, vaatan ühel päeval Tartus midagi, järgmisel päeval midagi Kuressaares, siis jälle Tallinnas, et see tohutu ringi sõitmine ikkagi hakkab väsitama ja kui need lavastused, mida sa seal näed, ei ole ka võib-olla sinu maitse järgi kõige huvitavamad või ei kõneta sind, et siis see tõmbab ikka meeleolu päris alla lõpuks ja tekib mingi tohutu roidumus ja tahaks lihtsalt maale ära ja mitte ühtegi etendust enam vaadata, aga vastupidi, ma arvan, eelmisel aastal, kui oli päris mitu sellist tugevat suveprojekti, et siis selliseid asju vaatab ka žürii väga hea meelega ja selle jaoks on kindlasti rõõm nagu mööda Eestit ringi sõita. Aga mis puudutab kriitikat, et võib-olla seda on küll kohati märgata, et näiteks Eesti Päevalehes on ka suvel rohkem selliseid kirjutajaid, kes muidu ei kirjuta teatrist, et erinevate elualade pealt kuidagi lihtsalt teatrist huvitunud inimesed kutsutud kirjutama, sellepärast, et ongi väga raske saada kätte mingisugust professionaalset kriitikut, kes lihtsalt tahab teatrist ennast välja lülitada. Selles on, ma arvan, et selles on nii halba kui ka head, et ühest küljest nagu hea on see, et tekib teistsugust perspektiivi ja võib-olla sealt kasvab välja kriitikuid, kes jäävadki kirjutama ja kellest saavad professionaalid. Aga teisalt kohati see analüüs, mis nendest suvelavastustest valmib, võib-olla ei ole nii põhjalik või sisukas kui professionaalse kriitika puhul. Mina arvan seda, et ega hea asi märkamata ei jää. Jah, seda küll. Et võib-olla jah, see kriitika või see on nagu pealiskaudne ja kohati, mul meenub üks enda juhtum, kus oli mul üks suvelavastus oli ja kus kriitik tegi mulle plagiaadisüüdistuse näiteks, et ühe 30-sekundise YouTube'i klipi põhjal ja siis ma küsisin nagu peatoimetajat, kas see kriitik käis siis seda lavastust seal Saksamaal vaatamas, mille peale mul vastust ei tuldud, et kohati jah, need noorte kriitikute ümberjutustused on suvel natuke piinlikud isegi. Aga mis puudutab nagu žüriid, siis ma arvan, see on ikka meeletu töö nagu seda kõiki neid suvelavastusi ära vaadata. Ja võib-olla näitlejate tööde hindamise puhul on ka ikka väga-väga keeruline seal halvas lavastuses seda nagu väga okei rolli nagu hinnata ja siis öelda, et tegelikult see näitleja tegi seal päris hea rolli, aga lavastus oli väga halb, et seal nagu tekivad siuksed käärid, tekivad suvel, ma arvan, rohkem kui sisehooajal isegi ja minu arvates ka nagu suht võrdselt on nominante ja isegi võib-olla kui me näitleja nominantidest räägime või näitleja töödest, siis suvelavastuste eest tõenäosus saada nominatsioon on suurem kui talve repertuaaritükkidest. Võib-olla see sama, et need nii-öelda uued kooslused ja kõik see. See värskus, mis on võib-olla ja see keskendumisvõime, et sa ei pea istuma proovisaalis hommikul tegema proove, õhtul andma etendusi, vaid sa saadki keskenduda rohkem ühele projektile, ma arvan. Ja ma mõtlen, minu vist ka ikkagi elamused suvisest teatrist on viimastel aastatel väga, väga rohkelt esindatud. Eks oma rolli mängib ka lõpuks festivalide nagu olemasolu, et kui on ikkagi Baltoskandali suvi, et siis see on alati meelde jääv ja samamoodi siis, kui on Saalbiennaal, siis see jääb alati meelde ja kui sinna juurde veel satub tõesti neid häid kooslusi, huvitavaid asukohti ja mingit sükest nagu õnnestunud lavastust, siis jah, ma isegi hakkasin mõtlema, et huvitav, et
nagu Rahamaa oli ka nagu suvel, aga et ma kuidagi nagu oma peas ei liigitada ta ikkagi suveteatriks, et aga tal on et ta nagu juunis oli välja, aga et nüüd ta kolib, et igal juhul ta oli ka eelmise suve kindlasti nagu täielik nagu elamus mulle, aga et jah, et kuidagi kummaline on teda suveteatriks nagu liigitada, et ma ei tea. No jah, sest meil on tegelikult ju veel nagu sellised kummalisi suurvorme, et nagu, et suurvorme sellel perioodil tegelikult ka repertuaariteatritel on nagu ainuvõimalik teha, et kas või see Ringo tükk eelmisest hooajast, et sul on mingi võimalus midagi teha, mida sa tavapäraselt ei saa ja see ei ole võimalik lihtsalt sul majanduslikult suurtel teatritel teha. Et sa pead oma repertuaari ja need kohustuslikud etendused ära andma ja sinna vahele nagu seda saali ja tehnilist kinni panna, sul ei ole lihtsalt võimalik. Võib-olla mulle tundub, et me üldiselt räägime üsna niimoodi üleüldiselt ja mitte väga palju näiteid ja nimesid mainimata, et äkki kas teil on mingid kindlad tõesti kooslused, lavastajad, kelle nagu tegemisi te iga suvi ootate, et mida ta nüüd teeb? Mina vist mainisin, et seda Tartu Uue Teatri otsingut ma ootan küll iga aasta või ma ei tea, kas nad on ise endale otseselt eesmärgiks võtnud, et iga aasta midagi teha, aga see, et nad on üsna järjepidevalt suutnud nagu suvisel ajal leida mingeid uusi kohti ja seejuures ka uusi vorme on minu jaoks väga oluline. Ja teise kandi pealt minu meelest Saueaugu, mis on hästi nagu võib-olla kõige nagu klassikalisem suveteater üldse, on seejuures hästi stiilipuhas ja sellepärast mulle nagu meeldib, et ta hoiab seda mingisugust endale omast atmosfääri ja võib-olla ka nagu turvalist tunnet, et sa tead, et kui sa sinna lähed, siis sa saad selle suvelavastuse moodi, suvelavastuse, mida sa ootad. Aga nüüd vist 2022 aastal viimati tegi G9 labürintteater ka oma suvelavastuse, mille nime ma ei suuda praegu kohe meenutada, küll aga see oli küll, ma arvan, minu elu kõige nagu ekstreemsem suveteatri kogemus, sellepärast, et see algas õhtul ja lõppes hommikul niimoodi, et ma vahepeal magasin kuskil küünis lehmade kõrval heina sees ja hommikul äratati kõik publikuliikmed üles ja kõndisime läbi metsa ja läksime Rabajärve ujuma. Ja nagu ma ei mõtleks esmapilgul, et see võib ka olla teater, see on nagu mingisugune ekskursioon lihtsalt. Aga samas seal oli seda kunstilist aspekti piisavalt või just seda nagu mingisuguse olemasoleva keskkonna raamistamist, et selles mõttes hakkas täiesti nagu ümber defineerima, mida tähendab lavastamine. Et see ongi nagu olemasoleva raamistamine ja publiku tähelepanu suunamine sellele, mis sinu meelest selles olemasolevas keskkonnas on juba huvitavad, et mitte niivõrd sinna mingi uue sisu loomine. Ja sellena ta kindlasti on nagu täiesti ainukordne ja kustumatu elamus ja loodan, et nad midagi sarnast veel tulevikus teevad. Paul, Kristjan. Mul vist, ma arvan, kindla peale minek on ikkagi see üleaastase Baltoskandal, et seda ma nagu, sellest ma ilma ei taha jääda, et see läheb nagu kohe, kui kuupäevad väljas on, läheb kalendrisse kirja ja elu siis tiirleb selle ümber. Ja muus osas, ma arvan, on väga oluline see sõber soovitab argument. Siis kutsed kindlasti aitavad kaasa ja lihtsalt ka see, et kas siis sõber mängib. Et see on ka kuidagi, tahad ju näha, mis ta on teinud, on sa oled selles, kuidas öelda, kui sa suhtled sõbraga ja ta 2 kuud räägib proovidest, siis nagu sa ikkagi oled juba üsna nagu oma aega siin investeerinud ja siis sa tahad näha, et mis sealt siis lõpuks tuli ja sa oled kuidagi selles ise maailmas juba sees. Jah, sa oled selles maailmas natuke juba rohkem sees ja et mis ta siis nagu seal proovides lõpuks nagu millega ta hakkama sai. Et siis neid asju ikka lähed vaatama, aga see on jälle süke ma ei oska öelda, kuidas seda valikut hinnata, aga ongi siis sõber laval või sõber lava taga, et aga jah, vist niimoodi ei ole, Tartu Uue Teatri asjad ka, aga see läheb jälle natuke sinna kategooriasse, et ikkagi seal on mingid sõbrad on lõpuks seotud või siis keegi soovitab, ütleb, et pead minema. Aga et ei ole päris 100% mingit muud kindlat asja peale selle Baltoskandali. Minul on võib-olla see, et mina viimasel ajal vaatan nagu väljapoole Eestit suveteatri asja.
Soovitan kõigile Valmiera suveteatrifestivali näiteks, mis on niisugune huvitav vaheldus Eesti teatrile, kui sa nagu oled küllastanud sellest Eesti teatrist. Noh, muidugi Tartu Uue teatri asjad, eks ju, ja mõned teised suuremad projektid, lihtsalt kus sa näed, et siin on nagu energiat ja vaeva sinna alla pandud kõvasti ja mingid kooslused ka, kus tuttavad ja sõbrad. Aga kuna mul on tavaliselt viimastel aastatel on sattunud niimoodi, et mul on palju enda lavastusi ka, siis neid mis sinna kõrvale jääb nagu suhteliselt väheks, aga jah, et pigem sõber soovitas on hea variant kahjuks. Ja teiseks on see, et kui ma vaatan eelnevalt, et nad teevad suurelt ja ägedalt, siis tundub see, et osta see pilet ja minna ja toetada on ka nagu mõistlik. Aga jah, et tahaks rohkem jõuda välismaal mingeid suvelavastusi vaatama, et Hollandis tehakse mingeid väga ägedaid maastikuinstallatsioon lavastusi ja mujal Euroopas ka, et see suveteater ei ole ainult nagu Eesti asi. Et vahest me võib-olla anname selle liiga suurt tähendust, et see on ainult meie. Ja me oleme selle soomlastelt varastanud, aga tegelikult on suveteatri traditsioon on ju 30-ndatest meil. Kes tahab korralikult aju krussi ajada programmi valimisel, siis see Edinburgh Fringe on ka siuke päris segane nii-öelda festival, et seal endale kava koostada, et see on siuke orienteerumise tippklass, aga samas ülilahe, suvi ja sul on igal pool lihtsalt, kogu linn on lavasid täis. Ja just nagu, ta on küll rohkem võib-olla nagu tundub, et ta on rohkem mingi stand-upi ja sellise fringe-laadsemate asjade suunas kaldu, aga seal näeb ka tegelikult väga, väga tugevat teatrit. No, et kellel on nagu tugevam teatrihuvi ja soovib nobedate näppude vooru teha ja Avignoni tipplavastustele endale piletid muretseda ja saada, siis see on kindlasti siuke põhisoovitus, et mitte seda off-programmi, vaid just põhivaliku lavastusi ja kuidas mingid siserepertuaari lavastusi tuuakse kuhugi välikeskkonda, et seal on nagu ikka väga suuri minu jaoks elamusi olnud. Ja võib-olla see, et kui sa teatrivaldkonnas töötad, et siis sul on kõik, Eesti on nii väike, kõik on tuttavad ja tunned igat inimest, et näiteks minu jaoks viimane teatris suur elamus oli Vene teatris lavastus, mida ma ise tegin, aga ma nägin Vene näitlejaid ja kuidas nad mängisid, et pole varem näinud neid lihtsalt, et see uudsuse otsimine nagu natuke kriitikutel Eesti teatrist läheb ka natuke lihtsalt minu arvates natuke üle piiri vahest, sest seda uudsust peab vahepeal saama ka uutelt kooslustelt, et meil lihtsalt need samad kooslused teevad kogu aeg otsivad midagi uut ja arendavad oma ideid edasi, aga täiesti nagu saltot kuhugi mujale lihtsalt vahest ei ole mõistlik või isegi võimalik teha Eestis. Ma tahtsin ka tegelikult seda Avignoni festivali soovitada, kui me juba mõtetega välismaale liikusime, et isegi ei pea olema tingimata väga nobedad näpud, peab olema julgust ja järjekindlust, et lennata kohale ja hakata kerjama seal piletimüügi ukse taga, sest et mina käisin seal paar aastat tagasi kriitikuna niimoodi, et kui sa oled muidu harjunud, et kriitikuna Eestis näiteks sa saadad enda festivali programmi ette sinna piletimüügi osakonda ja nad broneerivad sulle asjad ära ja kõik nagu tehakse sulle enne festivali selgeks, kuhu sa pead minema ja millal sa oma piletid saad, siis seal oli niimoodi, et ma käisin iga hommik seal piletimüügi kassa juures ja küsisin, ega teil ei ole nüüd sinna tekkinud mõnda piletit, sest et ette nad väga midagi ei suutnud mulle planeerida, ainult mõned üksikud piletid ja tegelikult ma nägin, et seal paljud inimesed niimoodi käivadki, et nad käivad iga hommik selle kassa juures ja küsivad, millistele lavastustele teil on täna pileteid tekkinud ja ma tõesti ei tea, väga kaootiline piletisüsteem, aga kui sul on piisavalt julgust, et sinna kohale lennata, võib-olla mõned üksikud piletid oled juba saanud, siis ma soovitan, et küll nagu tõenäoliselt õnnestub saada sealt koha pealt veel neid juurde ja tõesti, kui me räägime mingitest huvitavatest mängupaikadest ja ka ajaloolise taagaga mängupaikadest, et siis seal omandab see täiesti uue mõõtme, et tõesti mingites keskaegsetes kloostri varemetes ja kirikutes ja kus igal pool seal lavastused toimuvad ja kusjuures käisin viimati seal vaatamas ka ühte sellist
rännaklavastust, mis toimus kuskil metsas ja selles vallas me oleme küll nendest väga palju ees, mulle tundub, et nad olid justkui äsja avastanud, et selline variant on ka, et viime publiku kuhugi metsa vahele jalutama ja räägime nendega. Et kui ma just rääkisin enne sellest G9 lavastusest, siis G9 on jah, nagu juba 20 aastat nendest nagu ees kuidagi. Et jah, et võib-olla kui Avignoni programmi vaadata, siis vaadata ka seal, mis ei ole Prantsusmaa lavastused. See on ka nagu see, et siis sa tead, et see on nagu Euroopa mingi tipp, mis on sinna kohale toodud, et see on nagu jah, väga hea võrdlus ja motivaator paremini tegema. Võib-olla tegelikult mulle alati meeldib vestluse lõpus, sest meie aeg on päris kiiresti läinud, vestluse lõpus mingi nii-öelda soovituse või tuleviku vaatega otsad kokku tõmmata. Võib-olla tegelikult need välisteatri soovitused olid väga asjakohased ja põnevad, sest et suvel ikkagi inimesed tahavad ka rohkem reisida ja välismaal käia ja miks mitte sinna oma reisi, nagu seda reisi planeerida kuidagi ka lähtuvalt teatrist. Aga võib-olla ikkagi veel väikese sellise kokkuvõttena, et kui teil on äkki midagi ikkagi veel Eesti teatrit ja suveteatrit silmas pidades mingit ma ei tea, soovitust, sellist ootust, unistust, äkki midagi sellist, mida veel võiks siin teha või mida teie tahaksite teha või näha? Enda asju ei hakka soovitamas, see on kuidagi imelik ja need pole veel välja ka tulnud ja neid asju, mida ei ole näinud, on ka keeruline soovitada, aga et ongi, et ja suht nagu tobe on ka soovitada rahamaad, sest nagu lihtsalt jälle piletid saab sinna, eile oli vaba müügis pileteid. Vot, kui saab pileteid, siis ikkagi soovitan ära vaadata, et see oli ikkagi nagu šedööver ja siis see on küll alles suve lõpus, aga see sama, mida me mainisime, et ma arvan, et see Saal Biennaal avardab ikkagi väga palju sellist teatri maailma kogemust inimeste jaoks, et isegi mina, kes ma käin ka ikkagi päris palju teatris, siis seal ikkagi saan mingitesse kategooriatesse uue etenduse, mida võib-olla ei eksisteerinud varem. Ja sinna on, ma arvan, piletid saada ilma siis, et pead, kuidas sa seal Avignonis käisid? Kerjamas käima. Ja. No mina soovitaks ka festivali ja Vabaduse festivali, et tänu üldse Vaba Lava Narvale ja Vabaduse festivalile on Narva minu jaoks muutunud täiesti tavapäraseks nagu reisisihtkohaks Eestis, et võib-olla enne, kui seal teatrit ei olnud, siis ma sattusin sinna üksikud korrad, aga nüüd on tõesti iga aasta, festival küll toimub üle aasta, aga ka mingisuguste Vaba Lava enda lavastuste tõttu olnud põhjust sinna sõita ja see on alati tegelikult väga rikastav kogemus ka lihtsalt selles mõttes, et see linnakeskkond ja üldine atmosfäär seal on väga teistsugune, aga väga õpetlik ka. Ja siis promon neid lavastusi võib-olla, mis mul listis on nagu, mida võiks minna vaatama, et ma arvan, et seda Seto Odysseat võiks minna vaatama just sellepärast, et see on nii kaugel nurgas ja me ei satu sinna. Palju kogukond näeb vaeva selle nimel, seda võiks minna vaatama. Siis kinoteatri Romulat võiks minna vaatama. Ka lavastust. Lavastust. Ka Romulat ja siis lavastust ka. Siis enda asjadest ma soovitan 2 lavastust lihtsalt näitlejate poolest, see mitte enda töö poolest. Vene teatrisse soovitan minna venekeelset Jumalaid vaatama ja soovitan Nuutrumi tapaetendust minna kindlasti vaatama ühe mu lemmiknäitleja töö pärast. Süütu siis. Jah, süütu. No aga ma arvan, et siis jääb ainult soovida suveks ikkagi elamuslikke teatriskäike ja kosutavaid, mis nagu mõjuvad just kui puhkus, on ju, et siis saaks suvel need kaks poolt kuidagi ühendada. Igal juhul aitäh, et tulite. Aitäh. Aitäh.